Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on 4. juuni 2026 ja on neljapäeva õhtupoolik. Hea uudis on see, et circa üle 9 kuu on jäänud valimisteni, kui mõned reformierakondlased saab hakata saatma vangimajja. Ja võimule tuleb loomulikult Eesti populaarsem ja parim partei, Eesti Keskerakond. Aga räägime Euroopa Liidus parem, mis on siin toimunud viimastel päevadel. Ja toimunud on päris palju tegelikult. Esiteks, ka Eesti meedias on mitte küll väga suuresti, aga teatud määral kajastatud juhtumit Suurbritanniast, Inglismaalt, siis Londoni lähedalt, mis juhtus eelmise aasta detsembris, kui suri üks 18-aastane õpilane, noormees Henry Novak. See juhtum oli mitu kuud oli justkui nii-öelda kalevi all, millest ei räägitud ka Briti meedias, aga nüüd on see siis välja tulnud lõpuks ja sellest on tekkinud korralik poliitiline torm ja skandaal Suurbritannias, sest üks siis immigrandi päritolu isik pussitas korduvalt noormeest, kes läks õhtul lihtsalt koju. Kohale kutsuti politsei ja see ründaja, äärmuslane, kes pussitas, väitis, et hoopis tema on ohver, et teda rassistlikult siis hoopis rünnati või löödi mingit turban peast minema. Ja selle tulemusel politseinikud panid hoopis käed raudu sellel ohvril, kes jooksis verd vähemalt 5 pussitamise haavast, ütles, ma ei saa hingata. Muideks seda ütles ju mõned aastad tagasi ka üks USA kriminaal, kes politsei liiga jõulise tegevuse tõttu siis suri ja enne oma surma ütles, ma ei saa hingata. Sama asja ütles see valge noormees, 18-aastane, keda pussitati ja politseinik ütleb, et ma sind ei usu, semu. Ja see on videosse võetud, see video on muidugi sotsiaalmeedias väga palju levimas, aga mis on olnud reaktsioonid? Me ei näe mitte kuskil suuri märatsemisi, proteste, laamendamisi, nii nagu toimus Black Lives Matter ajal, kus miljardite dollarite väärtusvara hävitati justkui protestiks rassismi vastu. Me ei näe valgeid laamendamas, hävitamas linnaosasid. Me ei näe ka muideks valitsusi, kes tunneks väga sügavat, tugevat muret rassismi pärast, sest selle valge noormehe tapmine oli puhtalt rassistlik kuritegu selle immigrandi taustaga inimese poolt. Seda kõike ei ole, sest justkui ühtede inimeste elud, nende nahavärvi alusel, on vähem väärtuslikumad kui teiste inimeste elud. Sellest tulenevalt mina koos circa vähemalt 60 kolleegiga oleme saatnud Euroopa Komisjonile nüüd kirja, sest peale siis seda George Floydi juhtumit USA's Euroopa Komisjon kiiresti pani kokku rassismi vastase strateegia, mis on kohustuslik igas 27 liikmesriigis, mille kohaselt tuleb võidelda tõsiselt rassismiga, sest et ikkagi, et ainult ju neeger saab olla rassismi ohver, mitte valge. Aga nüüd, kui on toimunud selgelt rassistlik kuritegu Inglismaal, kus üks süütu noormees on tapetud ja politseinikud täiesti hoolimatult panid hoopis tal käed raudu, mille eest ka nemad ei ole praegu mitte kuidagi vastutavad. Samas kui George Floydi siis kõri liiga tugevasti pigistanud oma põlvega valge politseinik istub siiamaani vanglas. Kas need Briti politseinikud on vanglas? No loomulikult mitte, sest ohver oli ju valge noormees, tühja temast. Aga meie kirjasisu Euroopa Komisjonil on see, et kas nüüd Euroopa Komisjon plaanib kiiresti ümber kohandada seda strateegiat, et see kaitseks kõikide inimeste elusid, sõltumata tema nahavärvist, sõltumata tema religioonist, päritolust, vanematest, sest lõppkokkuvõttes iga inimese elu, olgu ta must, valge, punane, kollane, on samaväärtuslik. Inimeste elusid tuleb kaitsta. Tänasel hetkel aga on selgelt siis poliitilise korrektsuse sildi all tegelikult ühed elud muudetud palju vähem väärtuslikumaks. Igastahes vaatame, mis selle kirjale vastus tuleb. Hetkel veel ei tea, kas tuleb kardinaalseid muutusi. Raske uskuda, aga samas alati lootust on, sest just praegu ka viimastel päevadel olnud uudis annab kindlust, et siiski mingid võimalused muutusteks on olemas. Loomulikult suuresti tänu valimistulemustele, sest nagu alati valimistel on tagajärjed, nii head kui halvad. Kui Eesti inimesed valisid 2023. aastal näiteks Eesti 200-lasi, siis nad olidki rumalad ja said petta. Ja nüüd hädaldavad ja vinguvad, et elu on kallis, inflatsioon on Euroopa suurim, energia hind käib kosmosesse veebruarikuus, automaksu tuleb maksta, aga valimistel on tagajärjed. Kui oled loll ja teed lolli valiku, saad ka lolli poliitika, aga kannatavad kõik.
aga samal ajal 2024 Euroopa Parlamendi valimistel inimesed karistasid kõige rohkem just nimelt liberaale ja rohelisi ja toetasid rohkem tsentristlikke konservatiivsemaid parteisid, mille tulemusel Euroopa Parlamendi praegune koosseis on selgelt tervemõistuslikum, kui oli möödunud eelmine koosseis. Ja selle poliitilise surve tulemusel Euroopa Liit nüüd andis heakskiidu esimest korda ajaloos, et liikmesriigid võivad rajada ka migrantide keskuseid, väljasaatmiskeskuseid kolmandates riikidesse. Tänaseni muidu senimaani kõik vasakpoolsed ja liberaalid ja sotsialistid karjusid ja hädaldasid, et ei tohi neid kuskile kolmandasse riiki saata, kuna see on inimõiguste vastane, inimväärikust alandav ja nii edasi, nagu teate, seda sousti, mis sealt suust tuleb. Kuid samas muidugi avatud piirid on täiesti normaalne. Loomulikult, et inimesed võivad tulla ilma kontroll taustata, võivad radikaliseeruda, võivad näiteks Kölni uusaasta ööl umbes 1000 naist rahulikult ära vägistada, nii et politsei ei julge mitte midagi öelda, sest muidu tuleb äkki ksenofoobia, homofoobia rünnakud välja. Kõike seda nad võivad teha, et see nagu sotsialiste ja liberaale mitte kuidagi ei häiri, aga see, kui illegaale tahetakse saata kolmandasse riiki väljasaatmiskeskusesse, kus neid hakates välja sõeluma, et kel on õigus asüüli saamiseks ja kellel seda õigust ei ole, siis seda justkui teha ei ole tohtinud. Tänaseks õnneks tänu poliitilisele survele, ka Euroopa Parlamendi võimumuutustele, ka tänu sellele, et Itaalias on normaalne valitsus Giorgia Meloni juhtimisel, Saksamaal muidugi pole olnud nii tugevat õiget pööret, aga nihkunud õigemas suunas Friedrich Merzi valitsuse juhtimisel, siis tänaseks on vähemalt poliitiline olukord see, et Euroopa Liit on andnud selle heakskiidu, et liikmesriigid, siis, mis üldse kõlabki jaburalt, et senini justkui liikmesriigid ei tohtinud nii palju siis sellest suveräänsusest, et me peame ootama justkui mingit Brüsseli luba, et kas me võime saata illegaale välja. Aga selline see Euroopa Liit juba on. Aga tänaseks legaalne kokkulepe on olemas, et näiteks kui Eesti tulevikus peaks tahtma Eestisse saabuvaid illegaalseid immigrante saata kuskile kolmanda riigi keskusesse, siis see võimalus on olemas. Kindlasti on toredad riike maailmas, kuhu saab rajada neid, näiteks Sudaan, kahtlemata ilus ja kaunis riik, kuhu kindlasti iga illegaalne immigrant tahaks väga minna. Seega, ennem kui ta katsub ületada Piusa jõge, et jõuda Eestisse, siis ennem ta mõtleb 3 korda, et kas tasub seda jõge ületada, sest muidu võid lõpetada hoopis Sudaanis. Aga see on see poliitiline muutus, mis on olnud. Mis edasi? Kui me vaatame Eesti poliitikat, siis palju õnne kõigile Eesti inimestele, kes valisid Reformierakonda Eesti 200, sest tänu teile me saame lõpuks Rootsi vange ka Tartus nautida. Ja kas ei ole mitte ilus pilt välismaailmale, milline tõeline väikene Ida-Euroopa provintsiriik, kuhu siis ütleme rikkamad, jõukamad riigid saavad oma kõige hullemaid kriminaale, tapjaid, mõrtsukaid, vägistajaid saata kuskile Eestisse. Las nad seal siis istuvad, et nad ei segaks Rootsi mingit elukeskkonda. Aga Eesti soovib väga hästi. Kas see läheb tõesti ilusti kauni renomeega kokku, millest on rääkinud Reformierakond aastaid, et Eesti on niivõrd ilusa välisilmega. Me oleme kõige edumeelsem IT-tiigri hüppe läbi teinud väike nutikas riik, kes tegelikult hoopis on keeranud oma majanduse tuksi suurima inflatsiooniga, suurima palga ebavõrdsusega, suurima vaesusmääraga eakate seas ja nüüd ka siis võõrustamas kõige hullemaid pätte kriminaale Rootsist, sest Tartu ülikooli linnana on ju niivõrd kaunis koht, kuhu neid vastu võtta. Tänu Eesti 200-le ja Reformierakonnale ja nende valijatele. Seega, iga kuulaja vaataja võite vaata paremale vasakule, vaata ringi oma tutvusringkonnas, siis kui teate inimesi, kes on valinud neid 2 parteid, siis saate ka otse neile öelda, et ka nemad on kaasvastutavad selle eest, et Eestit tahetakse muuta üheks väikeseks kehva mainega Ida-Euroopa provintsiriigiks, kuhu siis ülejäänud Euroopa saab oma rämpsu saata. Aga kui inimene tunneb, et ta tegi vale valiku eelmistel valimistel ja kahetseb oma poliitilist pattu, siis loomulikult 7. märts 2027 on võimalik seda kahetsust ka näidata valimistel ja valida Eesti Keskerakonda, kes saadab tagasi kriminaalid Rootsi, kes ei luba illegaalsel immigratsioonil areneda Eestis ja kes taastab Eesti majanduse, Eesti inimeste toimetuleku ja inimeste elamisväärsuse. Igastahes ma soovin kõigile ilusat suve saabumist. See on viimane suvi enne valimisi, mis tuleb veel üle elada, tuleb üle elada ka veel karm talv, aga siis paistab juba lootuskiir kaugelt märtsikuust. Olge terved ja tublid ja kohtume juba järgmine nädal Brüsselist Euroopa Parlamendist.